Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Ja tervist head kuulajad, täiesti pöörane Keenia ralli on läbi, mis tähendab, et eetris on taas saade Kuues käik, et see üks raju nädal kokkuvõtte, ütleme peale 5. katset saime ka kenasti salvestama, loodetavasti nagu ikka tehnikamured käivad kõigiga kaasas, võib-olla on asi minus, võib-olla mitte. Igastahes minu nimi on Kaspar Ruus ja stuudios tagasi on Roland Poom. Jaa, tervist minu poolt ka, nii nagu eile lubatud sai. Kohal ma olen. Keenia ralli, Elfin Evans võitis, Ott Tänak teine, Thierry Neuville 3. Ma küsin kõigepealt su käest, et kas ärkasid esimeseks katseks üles või? Pidin ärkama, keegi pidi blogi tegema. Ma ärkasin ka ja see oli vale otsus. Uni on peal. Jah, mina sain mingi, ma ei tea, teiseks katseks sain enam-vähem nii-öelda unest lahti, et olin piisavalt ülesärganud, aga raske oli küll. Ja no mul oli see jama, et ma kell 3 läksin magama, et oli väike üritus ja siis kell 6 oli katse, aga igal juhul nagu mitu korda siin sai mainitud ka nädalavahetuse jooksul, et Keenia rallil ei taha maha midagi magada, et tuli võtta vastu see raske otsus ja olla hommikul ikkagi teleka taga. Ja see oli kõik väga väärt seda. Ma ei teagi, millest alustada. Kas me alustame hommikust, alustame punktikatsest, kus me minema lähme? Võtame kohe siis punktikatse, et see kõige viimasena siin sündmused olid, et räägime selle lahti ära, mis toimus, sest tegelikult ega see punktikatse pakkus päris palju vaatemängu, ütleme nii. No mõtled küll, et punktikatse on jäänud okei, see on Keenia, aga ma ikkagi eeldan, et vast nüüd äkki enam ei juhtu asju. Et mis siin on, jah, 10,53 kilti jäänud. Aga siis hakkab tulema, muidugi suursündmus Takamoto Katsuta, kellel oli üllatal kombel isegi luba veel suruma minna. Üks hetk jõudis pilt temani, ma vaatasin, et huvitav esimest splitti ei tule ja pumm, mees on katusel. Jaa, iseenesest oli otsus ju mõistlik, et luba anda suruma minna, sest ütleme ralli jooksul ta ikkagi flirtis oma nende piiridega päris palju ja kogu aeg ja tegelikult ma ei teagi, ütleme võib-olla ikkagi natuke tõestas kogu nädalavahetuse jooksul, et ta laupäeval juba ära ei kukkunud, et suutis ikka pühapäeva Power Stationi selle auto ära tuua. Aga siis juhtus ikkagi see, mis juhtub tihti. Kahjuks Takamoto tegi Takamotot ja auto katuse peale läks, aga ma arvan, meeskonna poolt oli otsus selles mõttes õige, et mis sa teda tagasi hoiad, et las ta sõidab siis, kui ta selle auto juba Power Stationi ilusti ära tõi, et pigem ma arvan, see tõenäosus, et ta selle Power Stage'ile ära pahmerdab on pigem nagu väike, aga nii läks. Mind üllatas selle pärast, me jõuame varsti hommikuni ka, aga Kalle Rompera ju ei olnud üldse enam, et 4 tagalat, ainult Evansi liidri kohta, et selle pealt mind üllatas. Jaa, tõsi, täiesti tõsi ja samas ei ole ka nagu punkti vajadust, et esiteks hooaeg nii alguses, teiseks Toyota on nagu päris viisakalt eest ära. Okei, tõsi, äkki võib-olla see mängis küll rolli, et neil oli nii suur puffer. Ja just, et see puffer oli selline päris mugav, et lasta tal siis sõita ja võib-olla kui ta nagu tuleks sellest nii-öelda elusana välja, siis võib-olla saab mingi enesekindlus boost jälle, aga tegeletakse asi vastupidi ja ma loodan, et siit lihtsalt nüüd see nagu mingid allamäge jälle mingiks ajaks ei tule, et tegelikult on siiamaani nagu see hooaeg, ma ütleks, et päris viisakalt hakkama saanud. No Rootsi järel ju, kus ta Evansiga tihedalt heitles, oligi ju hakkasidki tulema kommentaarid, et äkki nüüd, minu arust ütles Latval ka seda, et ta nüüd pidas Rootsis vastu, ta ei lõhkunud ära, ta oli kiire, et nüüd on ta võitmiseks valmis. Kusjuures ta ütleski, et Taka on valmis. aga asi päris nii ikkagi vist ei ole nii roosiline. No see punktikatse lõpu kommentaar, kuhu me ka varsti jõuame, kommentaarid. Et see rääkis ka enda eest, mees oli ülipettunud ja seda... Kusjuures, ütleme, et pettunud oli küll, aga samas nagu ega midagi nüüd traagilist ei juhtunud. No seda on lihtne öelda, ma arvan, ta ise elab väga üle. Ei, loomulikult elab üle, aga selles mõttes, et andis ühe koha ära, ja täna pühapäevased punktid andis ära, mis tal olid. Aga arusaadav, aga vaata, see ongi see, tegelikult me võimegi rääkida nüüd, et see katselõpu kommentaarid andmine, et mis sport see on, et see ongi see emotsionaalsus.
ja sellest ei ole võimalik kuidagi sellest lahti saada, et sõnadega väljendades võibki väikseid vulgaarsusi ka sisse visata, et me näeme, mis emotsioonid meestel on seal, kui midagi juhtub. Ja see ongi inimlik, nii peabki. Nii ongi. No punktikatse Adrien Formeau võitis selle ja sai ka pühapäeva võttes siis nii-öelda 5 punkti, et kokku 10 korjas täna, olles terve eilse kõrval istunud, selles mõttes Hyundai otsustasus ära. Neville oli teine, Tänak 3, Munster 4 ja Bajari siis sai 5. koha punktikatselt. Et no Evans ei läinud suruma, seda oli teada. Tänak ütles ka, et peaeesmärk on auto finišisse tuua, sellega saadi hakkama, tuli siis 3 punkti nii punktikatselt kui 3 punkti ka pühapäeva lõikes, kokku siis 17 + 3 + 3, 23 punkti teise koha eest ka siis. Et Tänakust väga tipp-top ralli. Igati hea ralli, et tegelikult ju mees ikkagi põhimõtteliselt pidas sõna, läks rallit võitma, kaotas tehniliste probleemide tõttu siis mis ta kaotas seal mingisugune paar minutit või. Ja tegelikult kaotus liidrile minut, 10 sekundit, et igati pidas sõna, et võitma ta läheb ja ma arvan, teine koht nendes oludes, ma arvan, et ta on nagu 100% rahul sellega, et võitu ei tulnud, aga teise koha punktid ikkagi ülimalt hea tulemus sellise ralli kohta. Ja Hyundai'l tervikuna, et Neville ju 3, ehk siis Hyundai'l oli nüüd 2 poodiumit, neil oli varasemalt kokku Keeniast 1 olnud, kui Tänak oli aastal 2021 3. Et 2 poodiumit juurde ja huvitav oli see, et Abiteboul ütles ka punktikatse eel täpselt, et tema rohkem ei nõua. Meil on poodiumid käes, ülirahul ja seda on näha, et see Hyundai'le tähendus palju. No loomulikult, et statistika on ikka ju masendavalt siiamaani, aga võib-olla huvitav asjaolu on nüüd siis see, et teine ja 3. koht siis Tänak ja Neville said võrdse punktisaagi täpselt, et vist ei olegi see hooaeg selle nii-öelda jälle uue süsteemiga väga veel olnud, ei võrdseid punkte ikkagi on olnud. Ma just mõtlesin, kas seda on olnud see aasta juba, et nii-öelda 3. koht näiteks oleks teisest kohast rohkem punkti saaks. Peast ei oska öelda. Minust vist seda seisu vist ei ole olnud, aga võrdseid punkte tõenäoliselt ikkagi on olnud juba siin, et aga jah, Hyundai kindlasti peab rahul olema, sest ralli hakkas ju ikkagi päris kehvasti. Neville'i pooltelje purunemisega Formeau ei jõudnud teisele katselegi. Formeau ei saanudki katsele ja ega see Oti pooltelje purunemine ka nagu ühesõnaga kõik autod tegelikult ikkagi väga rängad probleemid, väga suured probleemid. Ja nüüd siis kaks poodiumi kohta selle pealt on ma arvan, imeline tulemus. Ja Formeau pühapäeva maksimum. Täpselt. Siiamaani oli ju Toyota igalt poolt maksimumi võtnud, esi2 ja 5-4 igalt poolt. Ja, et selles mõttes ma arvan, see strateegia ikka pidas vett täna, et üli hea. Enne kui Evansi juurde lähme ja räägime teistest sõitjatest, katse lõpu intervjuud olid punkti katselt tagasi. Jäi mulje, vähemalt siin paarist lausest, et huvita, kas boikott ongi nüüd läbi, et kas nad jõudsid nüüd mingi järelduseni, sest Neville seal tänas, et aitäh, et meid vaatasite, vaatamata sellele, et me ei andnud kommentaare ja me saime oma sõnumi edasi antud. Umbes siuke lause oli. Ja, ma arvan, et ei ole läbi veel, et keegi maha istunud tõenäoliselt ei ole, aga see viimase katseisest kommentaari andmine on tõenäoliselt kuidagi viisakas, et Shakedownile anti ka on ju kuigi palju kommentaare ja anti teada, mis tulema hakkab. Shakedownile öeldi, et me väga ei räägi. Jah, et anti info edasi, minu meelest esimene katse vist või kuskil oli ka veel, et nii-öelda veel teavitati inimesi, mis tulema hakkab, et siis viimase katse või lõpus võiks siis mõne sõnaga kokku võtta, et kui ülejäänud katsetel räägitud ei ole. Aga info edasi antud tõenäoliselt lihtsalt Neville'i mõte oli see, et nad on nagu võtavad asja tõsiselt, et nad ei ole nagu lükata ja tõmmata, et nad soovivad oma tahtmist saada ja nüüd on nii-öelda pall teise laua peal, et nüüd tuleb teiselt poolt hakata otsuseid võtma. Siin valid suht ralli algusest olid ka jutud, et peale Keeniat siis vist äkki nüüd istutakse maha ka. Ja oligi ju tegelikult täitsa vist isegi see nimekiri, kes seal maha istuvad, oli kokku pandud ja eestlane Emilia Abel oli ka minu meelest. Ja oli küll ja 2-3 nime oli veel. Solberg oli seal ja Pernilla siis, või oli Petter? Petter minu meelest oli. Okay. Ja keegi oli veel, peast ei mäletagi enam. Aga kindlasti kohe see asi ette võetakse, nii et loodetavasti
ja ikkagi seal Kanaaridel me kuuleme kommentaare. On Kanaari ralli järgmine või? Kanaari ralli, jah. Nii, FIA poolelt on laua taha valmis tulema sõitjate komitee president Ronan Morgan, komitee asepresident Peter Solberg ja siis ralliametit täitev Emilia Abel. Jah, just. Aga need katse lõpu kommentaarid, need andsid kohe juurde. Gregor Munsterilt väga südamlik, emotsionaalne kommentaar, kus ta siis avaldas, et kolmapäeval testikatse ajal lakus tema vanaisa ja tema jaoks oli ülioluline tema mälestuseks finišisse tulla ja tulemus teha ja 6. koht tuli. Ja ma arvan, et see on ka ta parim tulemuspunkti saagi mõttes äkki. Võib olla küll, siit rallilt ta sai, palju ta nüüd sai, 10 sai kokku. No ta on varasemalt olnud ka... Ta on 6. kohta ta on saanud. Jaa, ma vaatan, kas ta 5. Aga kuna ta sai ka Power Stage'ilt punktid, 2 sai küll, jah. Ta sai 2 punkti Power Stage'ilt ning kas ta Super Sunday'st seal sai, McCarlin sai ühe. Ja, just, et selles mõttes ma arvan, et see on ta parim punktisaak ühelt rallilt. Ta on olnud 3 korda eelmisel aastal 5, aga no siis oli see süsteem, et läksid laupäeva eest lukku, et seal võis olla tal vähem küll, jah. Ja Jordan Zerderidis andis väga huvitav intervju, et kiitis M-sporti, ekipaaže ja tõi nimeliselt ise välja ka Romet Jürgensoni, kes kui ma eksi oli, seal tegi reket kaasa. Jaa, ta oli koha peal, aga kas tal ka mingi teine ülesanne oli, et seda ma ei tea. Et kui Zerderidis teda nimeliselt välja tõi, siis arvaks, et äkki ta ikkagi kuidagi Zerderidis siis nõu ja jõuga ka seal toetas, mõtles kaasa. Võib-olla aitas legendiga. Jaa, täpselt. Et ei olnud ka mahti praegu, et oleks võinud tegelikult selle ära uurida. Jaa, no minul läks siin lõpetat blogi, no nagu ikka, nokitsemisest ei ole jõudnud lihtsalt. Vabandame selle eest, aga jaa, ülilahe, et kui selline mees ikkagi nimeliselt ära mainib, et tegemist on rahaka härraga. No ütleme siis niimoodi ja tal on isiklik Rally 1 auto, mida on ka Munster kasutanud paar korda esimestel Rally 1 autode, kui Rally 1-ga sõitis, on ju. Et mine tea. No mulle see kommentaar, selles mõttes kiitis, aga just see, mis ta ütles, et tipptalent ja et kõva mentaliteet või hea suhtumine. Ja täpselt, et tundub, et ta on ikkagi kõrgelt hinnatud ja tegelikult põhjus ka väga lihtne ja loogiline. Alustame sellest, et tegelikult kui rallimaailmasse ikkagi sõitjad suunduvad, on nad väga väiksed lapsed, on ju, ja omast kogemusest ka tean, et 16-aastasena tõenäoliselt ütlesin ka asju mingitele inimestele, mida poleks pidanud ütlema ja surusid enda tahtmist, on ju, et aga tegelikult selline päris ütleme, mitte nüüd päris esimeses nooruses enam spordi mõttes on ju Romet siis kindlasti oluliselt täiskasvanulikumalt läheneb kõigele väga professionaalselt, teadus on alati taga seal ka Pirelli Star Driveri programmis, sest neil oli ikkagi kõik väga analüüsitud läbi iga samm, et see areng oleks piisav ja kiire. Et ta tõenäoliselt selle sama mentaliteediga teeb kõiki oma tegevusi, mis on väga õige ja ilmselt see on selline värskendav võib-olla näha sellistele teistele meestele kaasa arvatud, ma arvan Malcolmile, et kes Malcolm pidi suur fänn olema tal ka, et ja see sama märk, et ta ka teeb kaasa neid rallisid, kus ta ju tegelikult ei võistle. Montes oli samamoodi kohal. Et kõik see aitab kaasa. Muidugi. Punktikatsest veel, või õigemini punktikatse ümber toimuvast. See rahva hulk, see autode hulk. Kas sa nägid neid pilte, ülekandeid, kuidas pikalt 100 autod on lihtsalt teele jäetud? Metsik. Ulme, ma ei tea, kuidas see ära klatitakse seal nüüd. Ma arvan, et ma kadlustan, et mõni saab alles homme sealt tulema. Ja, et kuidas keegi hakkab sealt nüüd otsa lahti saama. Nägime videot ka M-sport pani Instagrami vist, et mehaanikud hakkasid jääma hiljaks servisesse vist. Et nii suured ummikud olid ja siis tuli kopteri tellida kähku, et üldse liikuma saada, et päris crazy olukord tegelikult. No meil ühtegi ajakirjanikku seal ei ole, aga ma just mõtlesin, et huvitav, et kui oleks seal keegi meist kohal olnud, et ei kujuta ette, kuidas sealt minema saaks. Kodulennud kõik hakkavad peale tulema. Et täpselt, et igal juhul päris hull olukord seal oli. Jaa. Võtame Elfin Evansi nüüd ette. Liider, sarjaliider, etapivõitja. Evans vältis suuremaid vigu. Ta sai teist etappi järjest võidu. Ma vaatasin alates eelmise aasta lõpust on tal siuke saldo. Tšiilis teine, Kesk-Euroopas teine, Jaapanis võit, nüüd Montes teine, Rootsis võit, Keenias võit. 6 ralliga ainult top 2 kohad. Uskumatu, on ju?
metsiku soos ju. Ja vahepeal olid ju veel hübriid kadus ära ja refid on teised, et nagu palju on muutunud ka veel vahepeal. Jah, ütleme, et see eelmise hooaja lõpp tal nagu väga heaks läks, oli suurem üllatus kui see, et ta see aasta väga hea soos on, sest minu meelest ta selle hübriidiga ei saanudki lõpuni sõbraks, aga tundub, et ikkagi nagu viimasteks 3 ralliks sai sõbraks. et tulemused ikkagi tulid. Aga see aasta küll tegelikult, ega kui me rääkisime ka Monteal sellel rallil, et kes siis nagu võidab see aasta, mitte nüüd tiitli, vaid kes võidab uute nii-öelda reeglitega, siis me ka pakkusime ju, et see võiks olla ikkagi Evans, kes tegelikult hübriidiga sõbraks ei saanudki. Ja autod on tagasi nii-öelda sellised, mis nad võib-olla varasemalt olid 2020-2021 see vahemik. Et see auto tal ju väga hästi sobis, kus ta sõitis tiitli peale või võitles ju Ogieriga, Et kõva, lahe on näha, et see tagasitulek tuli, sest vahepeal juba tundus, et hakkasid kuulujutud käima, et Toyota võib-olla isegi hakkab teda välja vahetama, eelmine aasta, ma arvan, seal poole peal kuskil selliseid mingeid Fordi kõlakaid, midagi. Ja mingit infot liikus, aga täna on ikka nagu Elfyn Evans esisõita töötas. No absoluutselt. MM-sarja seis. Elfyn Evans 88 punkti 3 ralliga, Thierry Neuville teine 52, Ott Tänak 3, 49. Need on juba metsikud vahed, okei. Selles mõttes... Üks ralli edu, juba käes 3 ralliga. Yeah. Et selles mõttes on avang on väga tugev olnud. Väga palju on veel minna, 11 rallit isegi. Et ilmselgelt... Kõik eeldused on loodud esimese hooaja algusega, et sõita tiitli peal igal juhul. Tempo, enesekindlus ja ikka väga, väga tugev edu 3 ralliga juba, et siin ma arvan, et siin ikkagi nüüd mingi hetk juba vabalt keerulisemad rallid võib strateegiat teha ja kindlaid punkte tooma hakata, mitte kindlaid võite, et seda ruumi siin juba on. No puht iseenesest ta võib ju Kanaaridele minna. Jaa, Kanaaride ralli on selline... Teine, 3 koht ja võtame vastu. Jah, Kanaaride ralli õnneks on selline hästi lihtne ralli sõita, et seal nagu ei pea kartma midagi, aga ma just mõtlen, et kui selline Sardiinia või Portugal või midagi on, kus ikkagi autod ja refid ja kõik hakkavad nagu rolli jälle mängima, et kes probleemideta lõpuni tuleb, tõenäoliselt lõpetab ka väga hea koha peal, et sellisel rallil ta saab kindlasti juba tegelikult seda strateegiat kasutada, et gramm maha ja võtame kindlad punktid, mida ta tegi ka tegelikult siin rallil juba kohati, et kui me nägime ajaliselt, et ilma probleemideta ta selle ralli praktiliselt lõpetas ja minut 10 Otiga vahe lõpuks, aga vahepeal see oli ikka mingi 2.54 oli 2.54 just. Vist kõige suurem. Et üliilusti kontrollitud sõit tegelikult. Toyotast Elfyn Evans, nagu öeldud, sarja liider, Takamoto Katsuta 4. ja Kalle Rovanpera 7. alles, et Rovanperal täna hommikul peale esimest katset ülesõidul siis elektroonikaga, vähemalt nii ta ise ütles kommentaaris, et seal leisid jutud, et võis olla generaatori rihmaga ja aku sai tühjaks, ühesaga jama oli. Ma kuulsin ka seda Geneka rihmalugu, aga mis ta siis lõpuks oli, et ei olnud see või? Ta ütles, punkti katseel oli siuke pisi-intervjuu, nagu ikka tehakse, ja siis ta ütles seal, et elektroonikaga probleem ei saanud korda. Elektroonikaga probleem võib ka seda tähendada, et voolu pole. See on nagu meie kirjutame, kui täpselt aru, tehniline mure. Ja, täpselt. Ei olnud õnne seekord. Ja väga huvitav on see Rovanpera seis tegelikult. See pakub väga pinget mulle, et ei saa minema. Et tegelikult, kui me võtame eelmise aasta, et nüüd arvata, et see on selle pooliku hooaja mingi tulema, siis tegelikult ju selles mõttes ei ole, et eelmine aasta kõik rallid, kuhu tuli, oli ülitugev. 7-st 4 võitist, ülejäänud 3 katkestas, aga ta oli esikoha kiirust. No ma ei tea, Soome katkestamine ka ilmast oli täiesti tobe, see üks kivi. Et seal oli mingid asjad, mis olid nii tobedad katkestamis ja 7-st 4 võitu, vabalt oleks see olnud võinud 7-st 5 võitu olla, kui Soomet arvestada ka juurde. Et ta oli väga-väga tugev eelmine aasta. Et milles asi on? No nii palju ta on ise rääkinud ja Latval on välja toonud põhimõtteliselt kõige rohkem 2 asja, et hübriidi kadumine, et tema sõidustiil on natuke teine ja need samad Hankocki refid. Jah, no refi juttu, kurat, kõik saavad hakkama, et juba on nagu, ei ole olnud korduvat rallit selles mõttes. Refi mõttes, et nüüd kui tulevad rallid, kust juba nii-öelda on järgmine kruusaralli näiteks või järgmine asfaldiralli. Portugal, Sardiinia, sealt saab hakata. Jah, täpselt.
et eks me näe, aga see algus on ikkagi parajalt kohutav. Huvi kaotamist saab. Kuigi ma ütleks nii palju, et jah, katkestamine 0 punkti, selles mõttes aasta kõige kehvem ralli. Aga ta tundus esimest korda, kuni oma jamadeni. Ei, tempot oli tegelikult. Tal oli 3 katsevõitu, ma vaatasin järgi, tal oli Rootsist 1 ja Montest 1. Nüüd tuli poole ralliga 3 juba ja parimal hetkel oli ta äkki 7,7 Evansist maas. Ja. Ei, see oli tempot oli, see on pole küsimustki, aga jah, et see lõpptulem oli nagu 0 ja lihtsalt hooaja alguse mõttes vaatad, et nagu seisud ei ole päris roosilised. Ei ole, 7. Mis on... Ma mäletagi, millal ta viimati nii madalal oli. Tõesti, ma ka ehmatasin, kui ma nägin seda seal viimase katse lõpupildises 7, mis asja, kuidas võimalik on. No refidest veel, esimest korda mul jäi silma kommentaar või vähemalt mälu lühik, aga praegu tundus, kus natuke ka kritiseeriti Hankooki. Katsuta eile õhtul ütles, et ta ei taha liiga palju vinguda või kurta ja mõistan, et refe on väga raske teha, aga see on esimene kruusaralli, et väga loodan, et Portugaliks on seis parem. Et selle kallal tehakse tööd ja ma loodan, et refid arened edasi. Ja lõpuks ikkagi tuli, et kui arvasime, et pigem võib-olla ei tule seda, siis lõpuks midagi ikkagi öeldi. Jube selles mõttes on vaata keeruline hinnata, et oleks tahtnud näha, et me ei saa võrrelda kuidagi Pirelliga seda nendes oludes. Et tahaks arvata, et Pirelli poleks mitte üheski tasandist paremalt nagu Hankook. No mul jäi kohati mulje teatud kommentaaridest a la Rally TV-s endaski, et selle aasta Keenia ralli võib-olla oligi ka mingit pidi kõige rajum üldse. Kindlasti oligi. Et siin nüüd väga palju reffi süüdistama hakata ei ole nagu väga otstarbekas, enne kui ei ole nagu sellist natuke parema kruusapinnase peal sõidetud. Aga jaa, ei reffe lõpuks statistika näitab, et reffe purunes palju. Aga ka katsed olid väga keerulised, et seal praegu võrdusmärki reffi probleemidele ei tõmbaks. Toyota siis nii-öelda duubeltiimi sõitja Sami Pajari lõpuks 4, kuna siis Katsuta pani katusele, siis Pajari 1 koha võrra tõusis 7-18 kaotust, aga tegi, ütleme, täna sama, mis oli kogu eelmine ralli, et hoidis seda oma mugavat joont, katsevõitu tõesti ei heidelnud, aga ka suuri jamasid ei teinud ja lõpuks 4. koha punktid. No lõpptulem on jälle ühtepidi hea, nüüd kui me hakkame võrdlema, et Pajari lõpptulemus päris okei, Rovanperal väga halb, aga kiiruste vahe nüüd oli nagu meeletu, et Pajari vist ei näidanud kordagi mingit tempot, mitte ühegil katsel, siis ikkagi Rovanpera näitas tempot. Katsuta, täpselt. Et ma ei oskagi seda Pajari asja kuidagi kokku võtta, et tegelikult tõenäoliselt tegi oma töö ära, ma arvan, et tal anti ka ette väga selge juhis, et mida teha, kuidas see ralli lõpuni tulla ja et see tuleb tulla lõpuni, et siin ei ole varianti, et sa jätad selle auto siia metsa vahele, põllu vahele või mis iganes seal on. Seal on kõike. Et selles mõttes kõike arvestades hetkel nagu ei tahaks hakata kritiseerima teda, sest me ei tea, mis selle taga on, et ta kiirust ei näidanud, on ju. Aga ma arvan, et kuna tulemus on hea autol lõpus, siis see strateegia töötas. No M-spordil võib pidada ka pigem, mõtleks positiivseks. Munster oli 6, sai 1 katsevõidu, McKerlin, nagu eile öeldud, kaotas pool tundi, ronis lõpuks 11, aga pühapäeval läks isegi 5, mis mind üllatas. Ja, tõsi. Et ega need mõlemad üllatasid vahepeal päris hästi ju topelt katsevõit esimene ja teine katsel. Ja McKerlin ja Munster mõlemad olid ka, ma arvan, kohati esimesel päeval vähemalt seal kuskil top 4, top 5. Ja väga hästi kasutasid ära need eilse stardikoha, mida tuleb kosatada. Täpselt. Et peab oskama kiiresti sõita, kui antakse kätte võimalus teha head aega. Et ma kiidaks neid küll ja tõesti Munsteri üle on, ma arvan, nagu selles mõttes väga hea meel, et vormistatigi korralik tulemus ära, korralik punktisaak ja veel Power Stage'i punktid, mis ei ole kõige tavapärasem tema puhul ikkagi. Et Power Stage'i punktida, kui palju ta üldse on oma karjääri jooksul võtnud, võib-olla polegi. Peabki vaatama, aga vähe, jah.
jah, Mäkerliin nagu öeldud, sai ka siis ühe lisapunkti veel juurde. Või noh, tema saigi kokku 1 punktist, üldarvestusel olid 11 ega me vist ei saa Keeniast midagi edasiseks kruusaks ju järeldada, kuigi täna kommentaatorid rääkisid, et tänased katsed natukene juba meenutasid võib-olla Portugali või Sardiiniat. Jah, tahtsin ka sama öelda, et tänased katsed tundusid ikka sellised, et kus nagu oli sellist tüüpilisemat kruusarallit ka natukene. Et ma arvan, et tänase pealt jah, no me ei saa pühapäeva pealt teha mingid otsuseid, et nüüd kes siis tempoga sõidab ja kes mida Portugalis iganes, võidab, kes Portugalis võidab täpselt, et see oli ikkagi väga karmi ralli viimane päev ja autod tuli lõpuni tuua, need autod olid nagu väga räsitud juba ja et aga vähemalt nad said kindlasti seda siis nii-öelda normaalse pinnase peal sõitu proovida ja kas või nende rehvidega sõita sellise nii-öelda okei kruusa peal, mitte mingites muda nagu eile. Jah, see oli kohutav, no et aga see esimene, see Zabibu katse, et see eile vist rääkisime, et see on nii-öelda neljapäevase või reede kordusläbimine, et huvitav, kus see on. See oli minu arust kõige sujuvam pikk päev on olnud sujuvam katse üldse lõpuks. Ja, uskumatu, tõesti uskumatu, et tundub, et need katsed ikka kuivasid mega kiiresti seal. Noh, pinnas soosib ka kuivamist hästi, et ilmselt see vesi läheb sealt maasest väga hästi läbi. Et korraks ju eile sai mainitud, et öösel tuleb vihma, aga hommikul oligi see kõik nagu väga helesinine taevas, väga ilus. Päike paistis, rahvast on, selles mõttes, et täna oli täis pidu. No tõesti, et aga ma arvan, et sai vähemalt ralli lõpetada hea emotsiooniga. Ja siis tiimides siis enne rallit oli 48 punkti vahe Toyota kasuks, nüüd on see 36. Et arvestades kogu seda Keenia ralli ajalugu siis Hyundai ja Toyota puhul, no tervikuna Toyota küll võitis, Evans on väga suur liider, aga Hyundai'l jah, nagu enne ka öeldud, läks väga okeilt tegelikult. Ja tegelikult see ongi, ma arvan, ülioluline, et see punkti vahe sai natuke kokku tõmmatud, et see hakkas päris suureks minema. Ja ega enne Keenias... ma korra sain vahele, ütleme laupäeva pärastlõunaks paistis, et see kasvab veel siin mingi 70 peale. No täpselt, et enne rallit juba oli kartus, ja nagu sa ütlesid, siis ralli jooksul oli see kartus veel suurem. Et täna ikkagi vähemalt põnevus säilib, asi läks veel põnevamaks selles mõttes võrreldes eelmise ralli lõpuga, et ei ole seda seisu, kus Hyundai juba vaatab, et siin on nagu kuskil lõputus kauguses see Toyota ja kätte ei saa püüda, et võimalik ei ole teda enam kinni püüda, et tegelikult on kõik hästi ja põnevus säilib igal juhul. WRC2 sai see põnev heitlus ka lõpuks lahenduse, nagu eile ütlesime, et vähemalt on üks heitlus, kus ei ole minutites või sekundites. Kahjuks see lõppes täna ära ikkagi. Esimesel katsel oli veel kõik hästi, vaatan, jah, teisel katsel Gus Greensmith siis, kes alustas päeva liidrina, temal läks sõit okeilt ja siis ta uudis, et Solans pani üle katuse, aga ta sai jälle masina teele tagasi, sõitis ilma esiklaasita, ma arvan, seal ei olnud väga mugav sõita kogu selle tolmu ja liiva sees ja lõpuks võttis Greensmith oma võidu ära, et 3.15 jäi ralli lõpuks siis hispaanlasega vahe ja 3. koht Fabrizio Zaldivar 21,5 minutit. Aga jah, Greensmith sai oma selle võidu nüüd kätte. Ja seal oli äge võitlus ja tegelikult ütleme, Greensmith sai küll, ma arvan, selle võidu täitsa ausa sõiduga. Püsis teel ja et kui eile, nagu sa ütlesid ka, et vahesid tuli juba minutitega põhimõtteliselt mõõta, siis ikkagi need 2 meest sõitsid võidu. Nii nagu me oleme harjunud nägema. Kuniks üks katusele tõesti pani, et aga kõik lõpp ja kõik ja selles mõttes, et ma arvan, Solans teise kohaga ilmselgelt väga rahul. Vigadest tuleb natuke õppida, aga ma isegi ei tea, mis seda edasine plaan nüüd on, et see oli tema esimene ralli see hooaeg ja mis ta veel nüüd teeb, et tegelikult ma ei olegi kursis, et kas me näeme talt tervet hooaega. Ma arvan, et ta sõidab ikkagi terve hooaja kaasa. No temal peaks ju tuge vist olema ju. No ma ei tea, kui palju ta on, et nüüd ta vist sõidab ainult perest üksinda, et varem oli vend ka, kes sõitis, et siis võib-olla oli natuke keerulisem. No isest jah, tal on ju poodiumit, oli eelmine hooaeg tuli ka, me tal oli Portugal või Sardiinia.
Portugali võit või Sardiinia võit, kumbki see nüüd oli. Vaatame kiirelt üle. Et see pinnastele sobib, ega tegelikult ka Hispaanias ongi ju sellist rasket kruusa, aga leiab ka. Ja et ta on selle pinnasega, ma arvan, hästi tuttav. Ja Portugalis võit ja Sardiinias 3. Just. Ja sealt igastahes WRC 2 edasi. Daniel Kvist siis poolakas 4, Oliver Solberg ronis tagasi 5, kaotus tuli 35 minutit. Jällegi näitas ära, et tema on kõige kiirem mees. Ja Kajetan Kajetanovits, kes kaotas siin tund juba vahepeal, üldvõitjale kaotas tund, igastahes 6-53 minutit. Need 2 meest jõudsid kõike lõpuni. No Solberg 4 minuti peale sõitis lõpuks selle vahe veel 4. kohaga, et kas see oli vist 7 päeva alguses? Et Daniel Kvist pühapäeva, või tähendab laupäeva õhtuks oli Kvistiga vahe 12 minutit. Ja lõpuks 4. Uskumatu, no Power Stage'il võitis Kvisti pea minutiga. Aga ütleme, on-boardis oli näha ka, et see vend ikka sõitis. Et seal tehti ikka sporti. Seal polnud midagi maha jäänud, et kõik pandi mängu, aga tegelikult oli ka vaja, sest ta ju kogus punkte ka sellelt rallit, on ju. No see 5. koha, mis ta on 10 punkti, neil võivad aasta lõpus väga magus. No loomulikult, ega iga punkt on lõpuks tähtis, et põhimõtteliselt oli see tuksi läinud ralli, on ju superralliga sõidet, et kui sa saad ka oma nii-öelda tuksi läinud rallist ikkagi 5. koha punktid, see on päris suur asi. No kokkuvõttes oligi mis siin on? Üldarvestuse 10. Saldivar superralli, aga vahepeal on siit veel edasi Mäkerlin Kvist, kes ei olnud superralli ja Kajetanovits ei olnud ka tehniliselt superralli, igastahes üldarvestuse 10. kohta superralli. No see on Keenia ja see süke ralli peab kalendris olema, ma arvan küll, vähemalt korra. Korra küll, see on tõesti, et see kuulsin inimesi Keenia rallist rääkimas, keda ralli ausalt öelda siis väga üldse ei huvitagi ja räägiti, et see spordil on see hea, igal juhul, et näidata ikkagi mingit täiesti jaburat rallit selles mõttes, olude mõttes. Et kui me oleme harjunud, nagu ma ütlesin ka üks päev, et oleme harjunud selline nagu täppistöö seal on ju täis lauluga kuskil, ma ei tea, näiteks Soome metsa vahel või Eesti metsa vahel lased seal ja ühekski veaks ruumi pole, siis siin oli sul põhimõtteliselt kogu põld, et sõida kus tahad. Ja see on autotootjatele ka hea reklaam, et näe, mul on siin vend, pani Toyotaga 380 kilti, ma siin terve. Jaa, absoluutselt. Et see kohati oli selline rallireidi tunne tuli seal küll, et kui nagu kuskil liivatüüne oleks veel taustalt tahtnud näha, siis olekski päris Dakar olnud. aga loominegi ka seekord rohkem nüüd, aga kuigi õnneks ei tulnud neid kokkupõrkeid ja neid jamasid. Täna oli vist Mäkerliinil oli hommikul üks napikas. Ja oli küll, jah. Sebra karjaga. Keenia rallist on veel midagi hingel mõttel, mis on välja toomata? Pühapäeva õhtuks on kõik need hingelt ära juba asjad räägitud 4 päeva jooksul, et ega liiga palju ei olegi. Pooled on ka meelest läinud. Kindlasti, et kui nii palju õhtub, siis kõik läheb meelest ära tegelikult. Et jaa, ma arvan, et mul ei olegi midagi rohkem hingel. Ma võtan ühe küsimuse, mis ka eile õhtul tuli, et natuke vajas nokitsemist. Jaan küsis... Jaan küsis, et teda on pikemalt aega vaevanud küsimus, et kui palju on Otil ja Martinil puudu ralli suurest lämmist ehk kõikide MM-etappide võitmisest, et mitte ühe hooaja vältel, aga üldse karjääri peale kokku, et millistel etappidel pole veel võitu tulnud ja kas on üldse kedagi, kes on võitnud igal etapil, et ilmselt võiks olla üks Sebastienidest. No seda suurt slämmi nii-öelda igat kalendris olevat etappi karjääri jooksul võita on selles mõttes raske, et need kalendrid muutuvad iga aasta. Et see aasta on ka mis meil on uued Saudi Araabia, Paraguay ja Kanaari saared on ju ka uus. See ei ole minu arust MM-i saanud varem. Kanaaridel ei ole MM-i varem sõidetud. Ma vaatasin natukene nii palju, et mis on olnud rallid, mis on praegu kalendris ja mis on muidu pika ajalooga, et kus Tänakul on võidud tulnud, et Rootsist, Portugalist, Sardiiniast, Soomest, nüüd võib ka Rally Estonia öelda, on ju mitu aastat olnud juba, ja see aasta on ka Tšiilist ja nüüd ka Kesk-Euroopast eelmist aastast on võidud olemas, et siuksed rallid, mis praegu on kalendris, kus tal ei ole veel võitu, on Monte, Keenia, Kreeka ja Jaapan. Siis on ju... Võtta küll veel. Jah, et ei olegi nagu liiga palju puudu. Ei ole jah, ja ma vaatasin natuke ka Lööbi Ožeed, et ainus, mis ma suutsin Lööbilt välja praalida, kus ta ei võidutsenud, nendest, kus ta sai ja üldse sõitis.
et Keenia võitu tal ei olnud, ta sõitiski seal ainult ühe korra, siis oli 5 ja siis kadus see Keenia, kadus sarjast ära 20 aastaks ja Ogiel, temal mul tundus, et need ütleme rallid, mis on kas iga aasta või olid pikalt ja ka hetkel ei ole, et minu arust seal temal oli enam-vähem kõik võidud käes. Okei. Päris äge statistika, tänud Jaanile küsimuses, see oli päris äge küsimus. Jaa, hommikul unise peaga otsisin, ma loodan, et väga faktide vastu ei eksinud. Ja ma ei osanudki rohkem mõtlen seal Markus Grönholmil on ka palju võita, aga ma arvan, tal ei ole seda nii-öelda kõiki kaetud. Aga seda on omajagu, et kõigil on, mitte kõigil, aga et on käes nii asfalti, kruusa kui ka lumevõit. Ja, et seda on ju Sebastianid ju mõlemad on ikkagi mõlemad ju võitnud ja mõlemad on Rootsis võitnud. Ja, et selles mõttes ja Tänakul ka, jah. Et temal on nii asfaltil võite, kruusal ja lumel on ka mitu korda võitnud. Et vaatame, mis meil siin veel rääkida on. See on täpselt nii, 5:30 üleval. No eks ta on, aga ma arvan, et me oleme ära kaverdanud kõik siin põhimõtteliselt, et mis me seda saadet ikka liiga palju venitama jääme, et paari sõnaga, mis Kanaaridel meil ootab, kas Kanaaridel, kas ma mäletan õigesti, kas see võis olla juunioride etapp ka või ei ole? Pigem vist ei ole, no? Kus on järgmine juunioride etapp üldse? Kohe vaatame. Igastahes ütleme ära, Kanaari rallid on aprilli, täpselt 6 aja pärast, 24–27. Jaa, just. Ja nüüd käib siin teie otsimine saatel. Ei ole, jah, Portugalis on juuniorite. Okei. Ehk siis Portugalis tõenäoliselt me näeme sellist suuremat eestlaste satsi ka koos siis. Et kui on junior WRC, on Ott kindlasti, aga seal on ka tõenäoliselt ju Virves ja Linnamäe. Ja ma ei ole Jürgensoni kalendrit, ma ei tea, äkki isegi tema seal. Ma vaatan kohe üle Kanaaride seda edetabelit. Nimekirja ei ole veel väljas, aga minu arust Jürgenson on seal stardis ikkagi, ma vaatan korra üle. No iseenesest tunduks mõistlik, sest praegu on nagu asfaldi kilomeetrit ka alla saanud, on ju. Jah, Briti sarjas. Ja Kanaaride asfaldi ralli on nagu üli hea ralli. Nagu ma ise olen Kanaaridel iga aasta veedan umbes kuu või midagi sellist ja ma nii väga naudin neid teid, kas või tavalise autoga, et tõenäoliselt jah, nagu vaadata ei saa olema kõige põnevam seda rallit, aga sõita on ikka tõeliselt mõnus. Vaatasin vahepeal üle, jah. Vähemalt Rootsi ralli järel Jan Martinson kirjutas, et Kanaaridel on stardis Jürgenson. Kanaaridel, kui hästi läheb, siis mina lendan sinna, sõltub natuke, kuidas siin jalad ja asjad paranevad, aga 6 aega jäänud, et Keenia vajab veel natuke aega seedimist, aga eks ma arvan, niisugune nädala 2 pärast mõtlen küll juba, et võiks jälle hommikust õhtuni rallit vaadata. Ja eks pärast sellist pikka ralli nädalat, kus tuleb stuudios ka ikkagi käia iga päev, siis üks nädal on selline kindlasti hea puhata ja kuidagi korra rahulikult vedeleda õhtuti ja hommikuti, mitte ainult kogu aeg mingi action käib. Küll aga see nädalavahetus oli erakordselt keeruline, sest ka Vormel toimus samal ajal. Vormel toimus. Mulle see, kes see kommenteeris? Keegi kommenteeris, et ma ütlesin Vormel. Ei tea. Ühesõnaga, et see nädal oli erakordselt väsitav, kellaajad olid kehvad, ei soosinud seda normaalset eluviisi. Ja oli WRC ja F1. No sport oli veel, sest et Hiinas oli ka kergestikus ISEM, kus Johannes Erm sai 7 võistluses hõbemedali, väga kihvt saavutus uue Eesti rekordiga ja see langes täpselt kokku punktikatse lõpuga. Ehk siis meil siin toimetuses on ka väga tihedalt töötanud. Kes mida blogib, kes kust teateid teeb ja uudiseid. Üks sportlik nädalavahetus tehtud. Väga vägev oli. Okei, nüüd on aeg saada lõpetada. Paneme selle asja kotti ära nüüd, jah. Ühesõnaga oli tore need 4 päeva siis jälle sõnad kaovad, rääkida teile, võtta kokku päevasid ja kindlasti juba Kanaaride ralli ajal olge tagasi. Ja, siis on saade jälle eetris ja seniks kohtumiseni kõik head ja ilusat kevade algust võib vist varsti hoida. Ilma poolest küll. Täpselt nii. Kõik head. Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima.
Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.